Meiega on nüüd liitunud Hussein Abdul Hussein, Demokraatia Kaitsefondi teadur. Hussein, me räägime praegu Liibanoni rindest ja see tähendab Hezbollaht. Aga kuidas on Liibanoni riigiga? Mida neil praegu oodatakse, kui Hezbollah jätkab Iisraeli tulistamist? Kuidas Liibanoni riik selles olukorras tegutseb? Vaata, on selge, et Liibanoni riigil on tahe, aga vahendeid ei ole. Eelmisel nädalal allkirjastas Liibanoni riik ajaloolise ühisdokumendi koos Iisraeliga. See määratles, kuidas need kaks riiki ja Ameerika Ühendriigid lõpetavad sõja, desarmeerivad Hezbollah, tagavad, et Iisrael taandub ning siis saab Liibanonist suveräänne riik, kes kontrollib oma territooriumi. Kahjuks pole Liibanoni valitsusel võimalusi Hezbollat peatada ja Hezbollah jäi endale kindlaks. Nad ütlesid, kuulake, esiteks, meil on oma eraldi kanal president Trumpiga. President Trump tuli pidevalt välja ja ütles, ma rääkisin Hezbollaga. Ja teiseks ütleb Hezbollah, et meil on jõud, nii et edu meid peatamisel. Isegi kui olukord on selline, arvan ma, et peame jääma Liibanoni valitsuse poolele. Keskenduge neile, ärge avage kõrvalkanaleid ja toetage neid. Püüdke anda neile vahendid, mida nad vajavad selle plaani tegelikuks elluviimiseks, mille nad Iisraeliga kokku leppisid. Kuidas seondub sellega parlamendi spiiker Nabi Berri? On teateid, et temast on saanud mitte just kõrvalkanal, aga Washington peab temaga samuti läbirääkimisi, kui asi puudutab Hezbollah tahte tegelikku elluviimist. Aga kas see tähendab siis, et see käib üle Liibanoni valitsuse enda, eriti Joosep Aouni pea? Jah, täiesti. Ja see on vastuolus Ameerika Ühendriikide poliitikaga. Ma mõtlen, et välisminister Rubio ja tema meeskond on kulutanud aega ja vaeva, et luua see otsene suhtluskanal Iisraeli ja Liibanoni valitsuste vahel. Ja siis äkitselt loob Berri oma enda kanali, sest nad on otseste läbirääkimiste vastu, nüüd tahavad nad kaudseid läbirääkimisi Ameerika Ühendriikide kaudu. Ja nüüd on Berri see mees, kes suhtleb Hezbollahga kaudselt. See on eraldi kanal. See on Hezbollah kanal ja see ei peaks eksisteerima, sest kogu mõte on selles, et meie seda näeksime. Liibanoni valitsus on see, kes vastutab ja kes räägib Liibanoni nimel, mitte Hezbollah, vaid valitsus on see, kes vastutab. Ja tead, koos oma liitlase Nabih Berriga. Aga kuidas on Liibanoni kodanikega? Kas on märke kasvavast rahulolematusest selle üle, kuidas Liibanoni riik Hezbollah käsitleb või isegi selle üle, kuidas Hezbollah riigis tegutseb? Meie käsutuses olevad küsitlused näitavad, et iga teine liibanonlane, sealhulgas šiidid, soovib, et Hezbollah relvitustataks ja et Liibanonil oleks rahu Iisraeliga. See on mais läbi viidud küsitlus. Ja kui šiidid, kes moodustavad 27% elanikkonnast välja arvata, tõuseb see number 65%-ni. See tähendab, et peaaegu 2/3 liibanonlasest tahab, et Hezbollah relvitustataks ja et saavutatakse rahu Iisraeliga. Need numbrid on selles piirkonnas enneolematud. Ja ma arvan, et see on midagi, millele me saame toetuda. Ja ma usun, et president Aoun ja peaminister Salam mõistavad rahva meelsust ja tunnetavad olukorda. Ei huvita, Hezbollahit ei huvita, mida liibanonlased arvavad. Hezbollah tahab täita Iraani käske. Ja ma arvan, et praegu on Hezbollah vastuolus Liibanoni enamusega, isegi kui tal on endiselt šiiade enamuse toetus. Aga isegi kui see on nii, kui 1/2 liibanonlasest tahab, et Hezbollah relvituks, kas nad lubaksid Iisraelil või Ameerika Ühendriikidel seda teha? Või peab see olema Liibanoni armee, kellel pole piisavalt ressursse, et seda täielikult teha? Ma ei usu, et nad valivad või otsustavad. Nad saavad aru, et kui neil endil pole vahendeid, peab keegi teine seda tegema. Ma ei usu, et nad on selle tegemise idee vastu. Ma ei usu, et nad on selle vastu, et CENTCOM aitaks liibanonlastel seda teha. Tead, ma arvan, et praegusel hetkel on nad avatud kõigile ettepanekutele. Et me peame Liibanoni relvajõude reformima ja neid toetama, et nad saaksid tegutseda. Või et nad saaksid jõustada tegevuskava, mille 2 riiki eelmisel nädalal kokku leppisid, kuidas Hezbollah relvituks teha ja edasi liikuda. Kas see võiks olla tõeline samm? Need pilootpiirkonnad, milles eelmisel nädalal USA vahendatud kokkuleppes Iisraeli ja Liibanoni vahel kokku lepiti, need pilootpiirkonnad, kus Liibanoni relvajõud juba näitavad märke sisenemisest Litani jõest lõuna poole. Kuid piirkondades, kus Hezbollah on juba eemaldatud. Kas see tähendab, et need pilootpiirkonnad saavad olla edukad ainult siis, kui Iisrael eemaldab esmalt Hezbollah?
ma arvan, et see on ainus võimalik tee edasi. Ma arvan, et ametlik Washingtoni kanal, valitsus valitsusele, see plaan, mis meil on, ma arvan, et see on ainus võimalik tee edasi. Pea meeles, et pilootpiirkondi ei ole veel tähistatud, sest Liibanoni sõjavägi ei ole tegelikult Washingtoni tulnud kaartidega ette valmistatud. Aga ma eeldan, et edaspidi hakkavad liibanonlased ühel hetkel, Liibanoni armee hakkab koostööd tegema. Ja kui see juhtub, siis see ongi viis edasi liikuda. Ma ei näe muud võimalust. Ja nüüd teate, miks Hezbollah on olnud nii järjekindel. Esiteks, kõneluste õõnestamisel, kõnelustele vastu olemisel, Iisraeli tulistamisel, Iisraeli vastu Iraani rakettide tulistamisel. Hezbollah on teinud kõik endast oleneva, et laimata Aouni ja valitsust ning peatada kõnelused, luua alternatiivne kanal ja kasutada rakette olukorra pingestamiseks, et rahukõnelusi ei toimuks. Nii et Hezbollah käitumine ise näitab, et kõik, mida Liibanoni ja Iisraeli valitsused on teinud, on õiged sammud ning Hezbollah kardab ja püüab neid peatada. Hussein Abdul Hussein, alati on tore sind meiega siin i24 News Englishi kanalil näha. Väga huvitav analüüs, hindame seda alati. Aitäh!